see, mis meil toimub vanemaealistega, see on häbiväärne. Ma küsin, kes on selle vundamendi ladunud sellele riigile? Need on need inimesed, kes praegu on pensionieas, kes on vanemad. Need on need inimesed, kes paljud on kaotanud sellesama riigi ülesehitamisega oma tervise. Ja nüüd ütleb riik, et meil ei ole sulle raha. Meil lihtsalt ei ole raha. Samal ajal on meil miljardeid tuuleärimeestele, miljardeid mingisugustele militaarärimeestele, miljardeid Rail Balticule, mis juba 12 aastat ei idane ega mädane. Kui palju kümneid miljardeid on meil läinud projektide peale ja asjade peale, mis on teinud meie elu ainult kallimaks. Vot sinna ongi läinud meie pensionite, meie puuetega inimeste, meie noorteperede, meie lastetoetuste raha. Ja siis öeldakse, et riigil raha ei ole. Riigikontrolör, keda häbiväärselt, no ma ei tea, ma näen siin ühe korduva roolijoodiku käekirja selle nädala päevakorra koostamisel. See töötab meil siin Riigikogu esimehe kantseleis. Korduv roolijoodik, kes oskab selliseid käkke kokku keerata, häbistada riigikontrolöri selle eest, et riigikontrolör juhib tähelepanu, et meil Kaitseministeeriumi valdkonnas on toimunud tohutu raha kulutamine ja tulemust ei ole. Et meil praegu maanteede ja raudteede ehitamises on puudu 1,35 miljardit eurot, mis tähendab seda, et lähiaastatel meil olukord järjest ja järjest ainult halveneb, mitte ei parane. Ka see on meie pensionäride arvel kõik. Kusagile raisatud ja kulutatud raha. Ja siis öeldakse pensionäridele, ei no kullakesed, valimiste ajal me lubasime teile keskmine pension 1000 eurot, aga nüüd on, näed, keskmine pension ainult 800 eurot. Me lubasime, et me ei maksusta pensione, aga näe, ei maksusta ainult 776 eurot. Ülejäänu juba läheb maksu alla. Me lubasime, et pensioni eest saate hooldekodu koha. Selle peale paljuski valitsuserakondadesse kuuluvad või neid toetavad ärimehed irvitades tõstsid kohatasu. Irvitades tõstsid kohatasu. Ja pensioni eest ei saa sa mingit kohta. Selle koha saad sa kas oma kinnisvara üle andes nendele röövlitele või kui sul on lapsi, kes on võimelised selle kinni maksma, või lihtsalt müüd midagi maha. Ja siis on meil loosung, igaüks loeb. Siis on meil loosung, kuidas kõik on meile tähtsad. No ei ole. Sellele valitsusele, sellele jõugule, kes on Eesti riiki varastamas, sõna otseses mõttes varastamas, ei ole iga inimene tähtis. Need inimesed, kes on oma elutöö teinud, ei ole sellele riigile tähtsad. See on ju kõik varasemate valitsuste ja varasemate Riigikogu koosseisude töö tulemus, et neil üldse mingi pension praegu on. Siis, kui meil oli veel usk sellesse, et me ehitame heaolu ühiskonda. Aga nüüd ütlevad meile juba siin asjapulgad, praegu ei meenuta täpselt, kes oli see, kes oli praeguse valitsuse liige minu meelest, kes ütles, et unustame selle heaolu ühiskonna. Ai, vabandust, see ei olnud praeguse valitsuse. See oli Lavly Perling, see oli süvariigi projekt B, kes ütles, et unustame selle heaolu riigi tegemise, sest seda ei tule. Ja kõige eest tuleb maksma hakata. Et nii ongi. Lugupeetud Lauri Laats, see on tänuväärne ja kiiduväärne ettevõtmine, aga me võime mürki võtta, et kogu see, palun lisaaega, 3 minutit lisaks. Kogu see koalitsioonikamp valgub siia saali, niipea kui kutsung tuleb hääletamisele. Ja hääletab täpselt nii, nagu neil on fraktsioonis öeldud, hääletage see maha, sest Mooramaa mees on oma töö teinud. Need vanurid ei lähe meile korda, mida rutem maha kärvavad, seda parem. Riigil jääb rohkem raha järele. Me ei pea maksma nende haigekassa kulusid, me ei pea maksma, nüüd on tervisekassa, nad enam haiged ei ole, nad on ainult terved. Et me ei pea neid kulusid enam maksma. Neid ei ole vaja.
Moorama mees, sa oled oma töö teinud, mine minema. Jäta riik rahule. Las me kulutame korruptiivselt raha tuuleärimeestele, militaarärimeestele ja igasugustele muudele ärimeestele, kes on meile vajalikud ja kasulikud. See on selle täiesti mädanenult korruptiivse riigi loogika. Ja siin ei ole mitte mingit muud varianti, kui see jõuk tuleb võimult eemaldada. Ja mul on lootus. Ja mul on siiras lootus. Kohalikud valimised näitasid, et nad juba otsivad urgusid, kuhu peitu pugeda. Nagu rotid. No neil on karvased sabad, aga nagu rotid. Sest peitsid ennast juba paljud valimisliitudesse. Ja paljudes kohtades, mida nad pidasid oma, nagu feodaalajastul. See on minu lään. Rae vald on minu lään. Pärnu linn on minu lään. Teil ei ole õigust sellele läänile. See on mulle antud ja see peab mulle jääma. Aga kuningas rahvas otsustas siiski vaatama e-valimiste pettustele, et see ei ole sinu lään. Me võtame selle sult ära. Ja me võtamegi selle läänilelt ära. Ka Eesti riik ei ole nende lään. Ja ausad pensionärid, toetage meid selles, sest võimul olijad teid ei hakka iialgi toetama. Te olete neile tülikas lisakulu, mis ei lase kõike seda raha, mida nad arvavad, et nad võivad karistamatult kasutada, omade vahel ära jagada. Lugupeetud pensionärid, toetage neid, kes toetavad teid. Ja need ei ole mitte praegu võimul olevad erakonnad.